vana aasta lõppu. See oli juba ammu ikka. See oli ammu. Siuke tunnu eelmine aasta oli. Mul lihtsalt talle meeldiks see, et meile meeldib on kõik. Special effects. No tere! Ja tere. Vana aasta lõppu. Adli kolistab seal midagi. Las ta kolistab. Tead mis see? Ei tea. Me oleme ammu pidanud videot tegema, on ju. Tegelikult meil on materjali ka. Me oleme isegi vahepeal ühe video teinud niimoodi, et me tegime selle video ära, aga enne seda oli veel materjali, mida ma pole veel eetrisse lasknud. Teeme üks aasta lõpu kingituse ja võtame kokku, paneme aasta lõpuks siis siin suvistes meeleoludes video kokku. Et esimesed teeme üks vabas vormis. Et esimesed videod hakkasid juba, ütleme nii, et vara suvel. Esimene oli, mis sa arvad, mis oli? Mis on viimane? Mäleta, mis viimati oli? Vahepeal rääkisime tegelikult 8 AP-st. Juba oli tegelikult õues vilu, aga meil oli suvine. Aga meil on ühesõnaga... Igast asju on tehtud. Igast asju on tehtud, jah. Ja kõik ei ole tegelikult ka üles filmitud, aga mõned asjad me oleme ikkagi kaadrisse saanud. Nüüd vaatamegi tagantjärgi need üle. Meil oli tegelikult siin juba kevadel lausa või isegi suve akul või kuskil juunikuus oli meil üks Audi 200. See oli juba ammu ikka. See oli ammu. Siuke tunnu eelmine aasta oli. Audi 200, millele tegime maksliku paigalduse. Natuke rääkisime ka sellest, nii et vaatame selle video üle. Ma juba panin käima. Vale vetine. Võti see oli. Vana auto hädad, rõõmud. See käib asja juurde, see on see süütelukk on natukene vana, on ja? Jah, pagassil on teine lukk ees ja... Jah. See oli. Nägid. Komfort või? Komfort. Ühesõnaga, see on meil nüüd siis Audi 200. Ja siia panime peale Maxeco. Ja see on siis 2,2 liitrine turbomootor ja ta on full stock. Siin vist ei ole mitte ühtegi modifikatsiooni. Selles mõttes ta on isegi võib-olla arutane auto. Ja ühesõnaga kliendilisoov hakkab Roland on tema siis. Roland Petrolheadsist. Vaadake nende YouTube'i ka ja podcasti ja asju. Räägime korras ka. Petrolheads. Ma kuulsin siin, et mingi nooremad poisid ei teadnud üldse, et see mingisugune, nad arvad, see on mingi uus värk. Aga Petrolheads on nende esimesi päris ägedaid ja selliseid autoteemalisi ja võidusõidu ja driftiteemalisi ja tegelikult nad just alguses oligi ainuke koht, kus enam drifti kohta said teada infot. Aga nüüd nad on uuesti ärganud ellu ja teevad ägedad asju mingi tšekiga. Ja Roland, kes seal toimetab, see on siis tema auto. Tema tahtis, et ta saaks hakata vaikselt putitama, et oleks turvaline sõita, et oleks natukene moodsam ja parem. Ja ma arvan, et see on jumal hea. Näed, vaata, bremsliht. Tüüpiline Audi. Et ühesõnaga panime siia Maxeco peale, tegime nii, et oleks natuke ka, kui ta mootori ja muud asjadega järgi tuleb, siis me saame siia sellega edasi minna ka kunagi. Ja ongi, vanad Audide puhul juba keeruline mingid asju teha. Et ka selle auto puhul oli, siin oli meil üksjagu pusimist, et saaks kõik need seierid asjad kõik normaalselt tööle. Aga palju asju juhime siin ka Maxecoga. Püsikursihoidja töötab, ta tõesti enne ei töötanud minu meelest. Seal on mingid moodulid ja mingid jublakad, mida enam pole üldse saada. Panime elektrilise segusiibri, sellega me saame siis teha püsikursihoidjat. Ja üldse, sõidab nagu mõnus pill. On ju? Konditsioneer töötab. Tahtsid midagi öelda või? Sina tegid seda? Ma ise ei ole sõitnud sellega, ma ei oska ise kommenteerida veel. Ta on nii stokk, et ta on täis stokk ikkagi. Et selles mõttes eriti kiire ei ole.
aga ma ütleks nii, et selle ajast auto kohta jumala okk. Et kui oleks, siis kui see auto oleks uus olnud näiteks või värske, siis viinud selle kuhugi tuunimisse, siis oleks saanud siukse pilli, siis ta oleks ikka kiirem. Aga siin pole sumpsi mitte midagi, siin pole interkuured, kõik on täiesti stopp, nii et võib-olla see ongi äge võib-olla. Ta on vaikne. Roland tuleb varsti järgi. Nii saame teada, kas talle ka meeldib. Kõige olulisem ongi see, et talle meeldib. See, et meile meeldib, on ükskõik. Aga tavaliselt on klientidele meeldinud, kui meile meeldib. Davai. Hea küll. Siis oli meil tegelikult Mersust, me oleme juba rääkinud. Oleme, kuna see oli siuke talveprojekt, onju. Nüüd on jälle talv. Siis ta sai tegelikult suve alguses valmis, kuskil jaanipäeva kanti. Ei, Rally Estoniale sõitis ta sellega, võt. Võib-olla jah. Klient sõitis sellega Rally Estoniale, siis sai see auto valmis. Ja sellest tegime ka mõned klipid. Vaatame järgi, mis meil seal sellest filmisime. Nii. Sellest masinast oleme ka paar korda varem ka midagi rääkinud vist ju. Oleme. Et nüüd hakkab see ka jõudma siia staadiumisse, et saab valmis. Klient saab minna nautima ja lisaks siis muule, mis nüüd on tegelikult läbi käinud, vahepeal oli juba valmis, ta juba sõitis ringi. Aga tegelikult vana auto saaks päriselt teha, siis käigukast on tihti jääb ette. Just, see oli siis Mersu siin mingisuguse vanaaegse automaatkastiga. Ja kuna tahab jõudu ka teha. Ja tahaks, et üldse auto mõnusalt sõidab, et võiks tänava-auto olla ikkagi. Ja ühesõnaga selle vana kastiga on nii nagu ta on. Panime 8 HP70. Ja kuna Maxico seda juhib, siis see paigaldus on pigem lihtne kui keeruline. Ja nüüd ongi, väga hea on. Oleme siin sõitmas käinud ja timminud ja siin Harli autol on peal, minu autol oleme siin mõned veel teinud, et mida rohkem saame neid teha, seda paremaks nad saavad. Matkakas on tegelikult ja Chevy V8 diisel matkakas. Maxecuga. See tegelikult ei ole, see on siuke eksperimentaalne. Ja siin oli lisaboonus ka veel. Siin oli siukene boonus, et siin on 2 turbot. Ja eelmise kastiga nagu ei tulnud see niimoodi välja. Ilmselt ta lihtsalt siis oli nii palju lobedama, käis kõrgema pöördega ja ta ei olnud väga selles alas. Oli mingi seadistamata ka veel. Aga tekkis siuke asi, 2 turbot hakkavad surgema korda mööda. Et see on siukene... See oli paras mõistatus, jah? See oli paras mõistatus. Ja ega tegelikult ei olegi väga häid lahendusi. Ja lahendus on panna suuremad turbod. Ja kogu süsteem peab olema üldse tehtud väga sümmeetriline. Et kui kuskil üks turbo puhub rohkem kui teine, siis see efekt tekib. Ja me tegime siis elektrilise segusiibri panime sisse laskesse siis blow-offi asemel. Ehk miks see tekib, on see, et mootor ei söö seda õhku ära. Turbo toodab nii palju. Probleem oli siis just madalal pöördel, nagu ma aru saan. Et siis, kui nii-öelda kiirendad, hakkad kiirendama ja madala pöördega veel boosti pole, aga spoolib ja juba natukene teeb rõhku, et turbokiirused hakkavad ilmselt kõikuma ja nii ongi. Et proovisime mõned trikid, aga kokkuvõttes ikkagi teeme seda, et laseme natukene ülireiksid õhku välja. Et turbo saaks puhuda mõnusasti, aga ei puhu mootorisse, madalal pöördel, vaid puhub mööda ja siis keerame kinni ja siis ta teeb boosti. Sai päris hea ühesõnaga ju. Sai päris hea, et oli jälle siukene eksperimentaalne natukene. Eksperimentaalne, aga toimib hästi, et on normaalne. Palju jõudu tuli? Mäleta. Pane videos sinna alla tekst kirja. Üle 300 kilovatti tegi. Päris hea oli siukse ikkagi, see on ka ikkagi siuke vanaaegne mootor. Tundub, et turbod on maxed out. Natuke huvitav oli see, kuidas puust üles tuli, et tuli veidi siukene sujuvamalt kui 2 turboga kui 1 turboga tuleb. Aga ütleme, sõidus seda ei tunne, sõidus on mõnus. Spoolib hästi ja tegelikult madalalt juba teeb boosti.
ja nii ongi. Väga mõnus. Ja tead, mis see on täitsa uskumatu, kuidas võidi liiga palju selle originaalkastiga sõitnud, aga täitsa lõpp see ikka sõidab jumala hästi. Nagu päriselt on ta, ma ei tea, see kast, ma arvan, on see, mis teeb selle asja nagu ülimõnusaks. Et kui ta muidu on niisugune veits võib-olla kandiline või selline, siis ma ei tea, kuidagi ta sõidab täitsa moodsa automoodi. Ülimõnus. Et ja see autod saab jumala hästi sõitma. Mõni saab paremini ja kuidagi, see on kuidagi eriti hea. Ta on jumala mõnus kruiisida. Ma lähengi täna sellega, sõidan korra koju, vaatame, kuidas sõidab, teeme test drive. Ja kõlab hästi ja eks juba omanik ka kindlasti tahaks juba nautima minna. Ja, saabki varsti. Aga väga hea. Davai. Siis veel sai, juba tegelikult aasta alguses sai, sellest me oleme rääkinud, aga meil oli dünopink on meil on ja meil on mõned pillid dünopingis käinud. No ikka oma jagu. Ikka oma jagu, jah. Ja üks pill, mis seal käis, oli kopikas. Me natuke sellest rääkisime ka. See kopikas käis 2 korda. Esimene kord oli ta katki. Korralik hämming oli. Et tunne oli nagu... Ei, siis käis 3 korda. Lõpuks käis ju bensuseadet ka tegemas. Ja. Alguses käis jetaga. Ühesõnaga alguses auto ei töötanud hästi. Aga siis ühesõnaga nuputasime ja ühesõnaga vahel on niisugune tunne, et nagu elektroonika viga oleks. Aga kui elektroonika näitab, et kõik on ikka hästi, siis nagu siis ei saa olla elektroonika viga. Eriti oli see ka, et kuna tegelikult oli enne teine juhtaju, siis meil oli ilge challenge. Et nüüd on teil makseku. Et oli vaja ikkagist see, et see makseku ei saa olla, et ei tööta. Ei ole võimalik. Nii et ühesõnaga see oli huvitav. Aga sellest on ka väike klipp. Meil on siin kopikas. Jah. Kopikas käis üks kord ja õigemini kopikas tuli. Ta käis ära ja nüüd tuli tagasi. Et ühesõnaga siin on nüüd makseku peal. Varasemalt oli siin teine juhtaju. Ja maksekuga ei saanud seda hästi töö. Ja oli päris palju nuputamist, miks ei tööta, on. No. Et ega ei olegi nii lihtne. Ise ka segasin ma kukalt. Tükk aega siin mitmekesi auto ümber. Ja lõpuks tuli välja, et ikkagist oli rauamiga. Jah. Tuli ühesõnaga murega, et launch ei toimi normaalselt ja ühesõnaga igasuguseid veidraid hädasid. Üldse ei toimi midagi, jah. Ja natukene oli niisugune hingeprojekt ka selles mõttes, et tahtsime ikka näidata, et makseku töötab. Seda niikuinii nagu. Veits oli niisugune tunne, et makseku ei tööta, enne töötas. Aga tegelikult töötab makseku ka, kui raud on korras. Jah, ühesõnaga tuligi välja, et kaanes oli häda nagu. Vale nukkvõll oli jäigale tõukurile komplektis ja sellega seoses oli mingid huvitavad fantoompiirajad ja asjad ja auto ei jõudu ja nii oli. 7000 pöörde eriti ei tahtnud minna või oligi niisugune väga konkreetselt 7200, 7300 oli nagu piiraja ees, aga meil ühtegi piirajat ei olnud. Jah. Just. Lõpuks mõtlesin välja, et ikkagi klapid oli natukene lahti ja seal oli midagi katki ka sees. Üks nookor oli vahelt väljas. Ja. Tehti korda ja nüüd töötab. Nüüd on parem kui kunagi varem. Mängisime siin nukkvõllidega ka veel ja leidsime sealt oma jagu ja nüüd on meil siin kütus sai otsa, pidime baasrõhku tõstma ja nii et praegu on parem kui kunagi varem. Kui ta sama komboga enne ka sõitis kiiresti juba, siis... Loodame parimat, eks muidugi rada näitab, et sa võid siin tõmmata ja teha, aga Tata ütleb nii-öelda, et praegu võiks olla parem. Et pihusti on põhimõtteliselt otsast, tõstsime natukene veel kütuse rõhku, et ta oleks stabiilne. Et veidi kompenseerida. Jah. Aga peale kütuse tõstmist siis tegelikult on ka turbo on oma piiri lähedal, nii et... Jah, täiesti selline, pole enam sealt mõtet suruda midagi nagu. Graafik on just ilus ja jõuda on normaalne. Mitsubishi Evo mootor, mis on vist tugevalt siis saanud tuuni veel nukkvõlli ja muu näol.
et ühesõnaga päris niisugune tuuni ei ole, et turbo on ikkagi nii-öelda Bolton lahendus selles mõttes sellele konkreetsele mootorile. Jah. Mõtleks, et ta on päris tubli selle turbo kohta. Ja nüüd käib mõnusalt ja nii ongi. Loodame, et siis väga kaugel ei ole sellest eelmisest setupist, et saab ilusti kohalt ära ja ei lase liiga palju ketsi ka. Aga seda näeme rajal. Ja siis meie kõige suurem, tegelikult minu meelest üks ägedamaid projekte, ägedamaid tulemusi kogu auto mõttes. Räägime mingid Skyline'id ja mõned veel, aga Nissan 200 SX S13. Sellest on meil palju ilupilte, ilukaadreid ja käis siin aasta alguses ka näitusel ja äge. Sellest meil ka natuke juttu. Nonii. Siin on meil Nissan 200 SX. Ja. CA18. See on 1,8 liitrine turbomootor tehasest. Kunagi juba ümber ehitatud ja võimsamaks tehtud kaua aega tagasi, et oli aeg teha üks värskendus. Oleme vist vahepeal midagi rääkinud sellest ka. Oleme rääkinud. Et nüüd on kokku hakkas saama. Jah, et nüüd on siis valmis, võib öelda. Sõidetud, dünotud, möllad käidud juba kuskil esimesel näitusel ja võib öelda, et on päris mõnus. Et siis vahepeal on need ekstra sound efektid käivad ka taustal, et antiläigi testimine. Et tegime siis kapotialuse mootoriruumi värskenduse. Vahepeal on special effects. Et likvideerisime mingid roostekohad ja asjad, et üldiselt me keredeid ei tee, aga siukse suure projekti raames teeme kõike lõpuks. Aga niisama keretöökojana ei tegutse, et siis mootor välja, sild alt ära, kõik puhtaks, kõik tühjaks, roostekohad remonti, pluss siis tegime veel õhutorustikuga seonduvalt siin nii-öelda läbiviigud ja asjad ja et saaks ka mootoriruumi üleüldiselt mõnusaks. Et igasugused paagid, anumad, värgid ja bracketid, kinnitused, et custom sisselaske-kolle. Just, sisselaske-kollektori plenumi osa siis sai tehtud custom ja kõik uus elektroonika siis mootori juhtimise osas. Et Maxecu Race juhtaju, elektrooniline siiber, boost control, flex fuel, kõik mis vaja. Triggerid, nii nuka kui ventveli oma ja igasugused rõhuandurid ka turva asjadeks siis nii-öelda. Selles mõttes tegelikult suhteliselt tavaline pakett. Just, niisugune pigem nii-öelda standardprogramm, et sellest vähemat ei tahakski väga kellegile paigaldada. Elektroonika mõttes. See läheb juba ikkagi ökonoomitamiseks nagu, et siin sai just rõhke enne sellele, et näeks eriti hea välja ja oleks värske ja oleks töökindel. Just. Et palju väikseid detaile, igast asju sai tehtud, et oleks mõnus siis. Pluss siis tegelikult sai kütusesüsteem suuresti ümber ehitatud, kuna vanasti oli siin vahepaak ja kütusepump kapoti all ja nii edasi, et saaks mootoriruumi üldse puhtamaks nagu. Et suuresti nii on. Õhkvedrustust, ühesõnaga siin on veel õhkvedrustus nende kappidega, et saaks siis üle takistuse sõita, saab autot kergitada, vaata. Kuulame vahepeal Turbo Sounds. Et ühesõnaga õhkvedrustust saame tahvlist tõsta ja langetada vastavalt soovile ja ei pea selle kontrollimiseks ka veel eraldi mingisuguseid kraane ega mingit kange kuhugi panema vaata.
et on, ühesõnaga Max Ecuga või üldse mootorijuhtajaga saab tegelikult palju ka lisaasju teha. Just, palju auto muid süsteeme nii-öelda juhtida ja kontrollida, et tegelikult nad on võimekad ja ühesõnaga saad konfigureerida oma soovile vastavalt tegelikult igasuguseid asju. Et siin ongi, peab lihtsalt natukene loominguline olema. See oli muidugi väga lihtne süsteem, et sellele läinud vaja lihtsalt relleed juhtida ja oli vaja meil rõhuandurit, et me teaksime, mis rõhku me peame hoidma. Ja siis nupust avame solenoidi, et kui ta tõstab üles ja läheb alla. Ja... Et tegelikult, kui tahaks kaugemale mõelda, saaks igasuguseid kõrgusanduritega teha igasugusest auto nii-öelda samal kõrgusel hoidmist ja mis iganes, igast asju, et ainult fantaasia piirid on jämedalt. Pluss siis siin veel termoisolatsioon, et kuna nendel japsidel on üldjuhul väljalaske pool siin pool, ja siin juba varasemalt olid kõik need pidurianumad ja asjad ära sulanud, et Harri tegi siia ilusa Inconel katte siis keraamilise matiga, pluss siis kollektorid ja summutid on kõik räpitud ära. Ja nii ongi. Palju väikseid asju nagu ikka. Palju väikseid asju, jah. Ja sild sai ka värkendatud ja ühesõnaga näpet muid asju ka veel tehtud, mida... Igasugust erinevat nii-öelda, mida kõike on vaja autodega teha ühesõnaga. Eriti vanade autodega. Just. Roolilatt, tagasillas mingisugused vardad, mis iganes, et igasuguseid pisiasju sai veel tehtud, et tavaline siukse vana projektiauto elu, värskendus. Ja nüüd on päris mõnus. Jaa. Ilutulestik. Et kohe ei oskagi rohkem midagi otseselt lisada, et... Tegelikult on üldse mõnus kombo nüüd on see, et tegelikult on vähem ring peal, et seda on väljast tuunitud ja nüüd saab ka kapoti lahti teha, et ei ole siin midagi vaja... Et enne oli väljast tuus, igast tärki-särki, mootor oli ka ümber ehitatud, mootor tegi jõudu, aga mootoriruum nägi vana välja. Vana, väsinud, kasutatud. Tegi meil siis bensuga 300 kilovatti ja etanoliga 350 vist. Jah, midagi siukest. Et 1.8 kohta päris arvestatav tulemus. Et võiks olla päris mõnus. Ongi päris mõnus. Ja kes käis statementil, nägi juba lähemalt seda seal ka ja eks ilmselt teda näeb veel tulevikus. Loodame. Nad. Davai. Davai. Meil on Volvo 240 tagasild, mis enam ei ole Volvo 240 tagasild, vaid on Ford Mustang. Ford Mustang. Neid on meil lausa 2 tükki. Aga videos räägime ühest. Volvode tavaline mure, et kui hakkad rohkem jõudu tegema, siis see Volvo tagasild mingist hetkest ei võta seda enam vastu ja hakkab lagunema ja jonnima ja kõik hädad tulevad, et siis mõistlik on minna mõne suurema sillateed ja siis siin üks klient, kellele oleme juba teinud siukse keskmisest kiirema Volvo, siis tema jõudis ka oma autoga sinna maale, et võiks siis päris sillaga panna, et ostis siis, see oli vist 2005 aasta Mustangi sild, aga see oli kohe teada, et see on liiga lai, et siis tellisime custom võllid, mitte custom, aga siis Strange'i sõnaga laagripesad, uued silla otsad, et saaks sellest tehase võllid on ühesõnaga C-klipiga, splindiga diffris kinni, et saaks C-klipi ära deleeditud ja saaks veovõlli siit laagri pealt kinni nii-öelda. Et tegime siis lühemaks, uued bracketid, kõik custom võllid, sobiva pikkusega siis custom pidurid, vastavalt siis, et mahuks sinna väiksema välja sisse ka vanal autol ja... Võlli bolt pattern on siis ka, ei nii nagu Volvol. Jah, et tegelikult kuna on custom, et siis tellisime isegi 2 bolt patterniga võllid, et kui kunagi tuleb tuju midagi levinumat või tahaks minna kiirendama, tahaks sliki jaoks mingit ratast, mida iganes ühesõnaga, siis on topelt bolt pattern tegelikult ka olemas, et ma arvan, et saab päris mõnus, et nüüd tükid lähevad värvi, saavad värvitud, siis tuleb õige auto, et selle tegelikult tegimegi siin mingisuguse doonor auto küljes valmis, et tema samal ajal saab enda sõitva autoga ringi sõita ja ehitasime doonori küljes valmis,
käivad asjad värvis ära, siis tuleb õige auto siia, siis teeme õige auto all veel kardaani ja saab minna nautima. Pärast kõik kässarid, asjad, kõik töötab nii nagu enne ja poolt on Volvole ühesõnaga. Kässar on selles mõttes kõigist ümber tehtud, on ju? Jah, kässar on sellest ümber tehtud, et Volvol on muidu trumli sees kässar, vaata, aga pole mõtet nii palju aega raisata, et hakata siia trumli käsipidurit ehitama, et siis sai vahetatud sadul välja selline, mis ühesõnaga, ei mäleta, mis see oli, mingi Fiati oma. Fiat 500. No mis tõmbab nagu ikka trossiga tõmbab kolbi, vaata, et sai mindud sihukese sadula peale ümber, et ja see on siis tegelikult tehtud nüüd Volvo jaoks, on ju, põhimõtteliselt replikeeditud siis Volvo silla kinnitusi kõik, poolt on Volvole, aga kokkuvõttes mis iganes autole, mida iganes, et vastavalt autole tuleb niikuinii kinnitused asjad teha, et ei ole seda, kõik saab tegelikult valida just, et ei ole seda ühest, et kui siin juba vahepeal nägin, et keegi küsis, et palju maksab, et siis maksab vastavalt sellele, millised pidurid, millised kinnitused, mis sa sillaga tahad teha. Sillaga tegelikult, kui sa hakkad juba neid juppe tellima ja kui tahad võidu sõita ka, siis lõpuks saab tellida veel tugevamaid juppe ja nii edasi, et see detailide valik läheb laiaks jälle ära ja et ei saa seda üheselt öelda, et maksab X, vaata, sellepärast, et variante, kuidas asjadele läheneda, on palju, vaata. Aga teha saab kõike ja panna saab igale poole, et siin millalgi on plaanis ilmselt üks veel teha ja teistsugusele Volvole. Jah, aga on enam-vähem juba pilt ees, et kuidas lahendada, et oli meie jaoks ka esmakordne sihuke ümberehitus, et kuidas mõõta ja nii edasi. Tegime omale tööriistad ka selleks, et saaks asja täpselt. Et saaks selle sirgelt päriselt rihtida, et jah, meil on valmistatud tooling, et seda ei keevita siia silma järgi suvalise koha peale ja siis ei looda, et pärast, et äkki on okei, vaata. Et päriselt on asjad sirgelt ja oma koha peal. Vaat. Et kõike saab teha, kui on mingid muresid. Et enam ei pea. Ja nii ongi. Ja tegelikult on veel natuke värskemat kraami. Autosid, mis on ka tegelikult juba valmis saanud tänaseks. Aga vähemalt ei ole seal väga suvised meeleolud. Nii et selle jätame uue aasta algusesse. Et meil on seal veel TFK-s. Isegi mäleta. Seal on terve videojagu autosid on veel meil üles võetud ja räägitud. Okei, ja. Nii et seda vaatame siis, aga see jääb praeguseks aasta lõpu videoks. Nii et head vana aasta lõppu. Tegelikult juba vaatate uue aasta alguses, head uut aastat. Ja selle video lõpus küsige küsimusi ka, pange kommentaaris küsimusi. Äkki teeme selle teise videoga samamoodi, et paneme, kui te küsite hästi palju küsimusi, siis teeme siukse samasuguse stiilis intro jutu siia juurde. Et vaatame autod üle ja kui on küsimusi, siis pange küsimusi ka. Ja olgu. Head uut aastat.